Tere! Minu nimi on Simo ja räägime täna korduma kippuvatest küsimustest seoses meie külaarendusega. Ja üks peamisi küsimusi, mida küsitakse, on, et kui te loote, ehitate küla, kus on veel kogukonnamaja ja inimesed elavad külas koos ja et kas siis privaatsust ja mingit eraomandit ei jäägi või. Et tegelikult meie küla põhinebki sellel, et 3,000–4,000 ruutmeetri suurused kinnistud tulevad igale perele või inimesele eraomandisse. Võid sinna aia vahele ehitada, võid kasvatada kõrge heki, mida iganes sa soovid, et sinu privaatsus säilib. Et enamus Eestit on täis ju järvajaanisid, meriväljasid, laulasmaasid, kus on kusagil 1000 ruutmeetri suurused või isegi väiksemad krundid ja inimestel on privaatsus nende kinnistutel täiesti säilinud. Kas selle peale mõni küsija on mõelnud, et 3000–4000 ruutmeetrit on päris suur krunt tabamõistes. Loomulikult, kui ma ise vaatan maad, siis ma vaatan alati hektareid, eks ju, praegu ka 16 hektarit. Ja meie oma kodu asub 4,5 hektari suurusel maalapil. Aga see on väga palju maad ja meie õueala on 2762 ruutmeetrit. See on meie kodu õueala ja see on ka päris suur, et hallata. See on päris suur, et seda muru niita, et need ussid ei kiusaks lapsi ja täitsa selline värk ja et see Kreegi USA ei võtaks üle meile oma kodukrunti. Ehk siis 3000–4000 on päris suur krunt ja seal saab väga palju privaatsust ja siis küsitakse, et aga kogukond siis on kõigi oma. No ei ole, et see on eraomand, eks ju, sinu krunt kuulub sulle. Ja siis mina kui selline tore rõõmus arendaja, ma tahan ehitada veel külamaja, mille ma annan ees otsas just sellele külale kasutada. Et see on minu taotlus ja see on minu meelest suuremeelne žest, aga inimesed on harjunud sellega, et nad ei saa aru suuremeelsusest ja et vaatavad, et kõik asjad, kõik kõned enda poole. Ja siis järgmine küsimus, et küsitakse, et kas on siis mingi äriprojekt või, et kas on siis rikastumisprojekt. Nii, isegi kui on, milles probleemi on. Aga sellel on lugu. Tavaline äriprojekt ongi, et keegi tuleb, ehitab mingi suvaliselt küla või arenduse valmis, müüb selle maha, paneb palju raha tasku ja ehitab järgmise ja järgmise. Ta ei mõtle nii väga sellele kvaliteedile, mis seal toimub, millised majad on, üldse sellisele nii-öelda visioonile. Aga meie mõtleme eeskätt visioonile, elukvaliteedile ja turvalisusele, et kuidas inimesed saaksid elada niimoodi, kui tulevad näiteks mingid kriisid, et oleks piisavalt süüa, saaks üksteist aidata ja ka muuseas meil pole seal elektrilahendust, et meil ei ole mingit päikesejaama või midagi sellist, sest me pole veel nii head lahendust leidnud, et seda inkorporeerida meie disaini. Et ka selle peale oleme mõelnud ja me mõtlemegi võimalikult läbi, sest tegelikult me arendame seda küla ju enda kodu kõrvale ja sealt see hakkaski pihta. Et ma nägin, et 16,9 hektarit maad on meie kodu kõrval tulnud müüki, 37 krunti ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha ju, et keegi ehitaks sinna mingi suvalise küla, kus inimesed lihtsalt tulevad elama ja neil pole nagu sellist nagu suuremat eesmärki. Et las ma disainin midagi ägedat, midagi lahedat, teeme viljapuu alleed ja siis meil tuli mõte, et teeme keldermajad. Need ei ole, jah, see on järgmine küsimus. Mis asi see keldermaja on? Kas see siis mingi kelder maa all või? Ei, see on maa peal kõrgete võlvidega maja, mis on nagu selle nii-öelda kelder, sellepärast, et sinna tuleb mätas peale, et pool maja nagu mulla sees. Ja siis küsitakse, et aga kas siis tulebki selline maa-alune maja? Ei, ta tuleb kõrgete võlvidega, valgusküllaline, avar maja. Pluss teda saab teha ka 3 tuulemajaks, ehk siis 3 poolt on need suured võlvid ja aknad või 4 tuulemaja ja saab isegi katusaknad panna, et ta saab teha väga avara ja väga ilusaks see maja. Ja siis küsitakse, aga miks teil on igas disainis sees saun? No see on selline tüüpprojekt, aga meie eesmärk on ikkagist teha need asjad, ehitada välja kliendi järgi, et me vaatame, mis viimistlusaste on nii-öelda sobiv
ja mis viimistlusi, mis lahendusi me saame pakkuda ja saame siis koostöös igaühega teha temale sobivat maja. Et meil on siin 60 ruuduseid, 120 ruuduseid ja siis tuleb küsimus, et aga kui ma tahan ehitada teistsugust maja, et mulle ei meeldi see keldermaja. Noh, meie esimene taotlus on see, et igal krundil oleks see 60 ruudune keldermaja, et tekiks selline nii-öelda kääbikute küla, et oleks selline ühtlane disain ja siis sellele järgnevalt sul on 300 ruutmeetrit ehitusalast pinda, mida sa saad oma krundile ehitada. Et sa võid vabalt sinna ehitada näiteks palkmaja või puitkarkassmaja. Peaasi, et sa seda nüüdisaegset kasti ei teeks, see oleks väga kurb, eks ju. Aga saad teha vabal valikul omale sobiva maja ja mulle väga meeldiks, kui inimesed teevad siin omale ökomaju. Aga siis küsitakse, aga miks ma peaks ostma mingi majakese ja siis krundi ja miks ma lihtsalt kohe krunti või osta ja ehitada nagu suurt maja peale. No me võime sulle ehitada ka suure keldermaja, 240 ruutu või 200 ruutu, kuidas tahad. Aga meie tahame, et oleks nagu ühtlane ilme, et siis jääks nii-öelda harmooniline külapilt ja siis sinna vahele saab disainida kõike muud, mida me soovime ja ikkagist läheb see nii-öelda sisemine mänglev nii-öelda pilt tööle. Ja loomulikult saab ehitada neid suuremaid maju ka talgu korras, näiteks põhumaju või palkmaju. Palkmaja jaoks on ikkagi meistrit vaja. Aga ma tahaks näha ka kanepi betoonist maju, neid saab ka talgu korras ehitada. Aga vajab ka nii-öelda ehitaja kätt, eks ju. Nii, vot, ja siis küsitakse hariduse kohta, aga koolid, jah, lähedal on, et kui minna rongipeatus on 700 meetrit, sellega sõidab 45 minutit Tallinnasse, autoga sõidab 40 minutit Tallinna kesklinna, 40 kilomeetrit Tallinna kesklinn, lähimad koolid, noh, meil on plaan, et teeks sinna külamajaga ühenduses ka koduõppekeskuse, et on võimalik koduõpet teha ja koordineerida, aga see on nii-öelda valitutele, et igaüks ei soovi seda, aga lähemal koolid, noh, Paldiskis on, siis on Laulasmaal on suur koolimaja, modernne, Keilas on Waldorf kool, 15 minutit sõita, Paldiski 8 minutit sõita ja rongiga saab 10 minutiga Keilasse. Et täiesti tehtav, et head ühendused ja pluss veel me peame bussipeatuse sinna samas ehitama ja siis bussiga saab ka ringi sõita, mis siis, et ma pole bussiga aastaid sõitnud. Nii. ja siis küsitakse, aga kui ma ei taha selles külaelus osaleda, et mis siis saab? Noh, sa ei peagi, sellepärast ongi eraomand tehtud, et me võime teha selle külaühistu, et me loomegi külaühistu, millega saab näiteks, ma ei tea, projekte teha ja ma ei tea, koolitusi ja taotleda rahastust mingite näiteks kasvuhoonete väljaehitamiseks, aga sa ei pea selles osalema, see on vabatahtlik, et kui ma ehitaksin, disainiksin sellist küla, mis olekski autoritaarselt selline, nagu mina tahan, siis ma arvan, et seda mitte keegi ei tahaks elada seal, sest seal nagu öeldakse ette, kuidas sa pead elama või mida tegema. Aga mul on lootus, et sellest ühistarkusest tõusevadki välja need külaprojektid, ühised nagu nii-öelda söömingud külamajas või kellegi kodus ja kontserdid ja ma ei tea, laulupidu ja inimesed, ma ei tea, keegi paneb indiaani telgi püsti. Et minu lootus on, et tekib siin ühistarkus ja ühisloomine, mis loob selliseid ägedaid lahendusi, mille peale mina oma väikese peaga ei tuleks mitte kunagi. Et ma loon teile raamistik, mis veel kaitseb ka sinu enda nii-öelda õiguseid ja sinu enda eraomandit. Et see on kõige algus. Et ma olen käinud kogukondades, kus on nagu ühisomand ja sellised asjad, need on väga rasked teemad, nendega on väga raske toime tulla ja seda ma ei soovi mitte kellelegi. Ja läbi sellise loomingu, kus kõigil on oma maa, oma maja, oma kodutükik, oma kodumaast, siis me saame luua nii-öelda autonoomseid külasid, et mina tahan, et küsitakse, et kas see on siis nagu rikastumisprojekt, et see kasum, mis tuleb sealt, ma ju arendan edasi, et ma tahan veel külasid ehitada, ma tahan 100 küla ehitada. Ja kas ma ehitan neid enda jaoks? Noh, mõnes mõttes küll, et mu lastel oleks ilus helge tulevik siin maailmas, et oleksid külad, mis looksid rahu ja armastust, külad, mis looksid tasakaalu, kus inimestel on ühendus selle maaga, kontakt oma kodumaaga, et ma tahan seda. Ja siis selle disaini puhul küsitakse, et okei, need keldrid, aga siis pommivarjend, et tahate neid ka teha, et see on võimalus, et mõni tahab, mõni ei taha, et saab sinna disaini teha niimoodi, et selle majaga on ühendatud ka maa sees pommivarjend,
mida võib kasutada veinikeldrina ja nii edasi, kuhu saab varjuda ohu korral. Et loomulikult kõigil on oma nii-öelda arvamus, et mõni ütleb, et sellised asjad kutsuvad mingeid asju esile, teised ütlevad, et ei kutsu. Ja mina arvan lihtsalt, et mina tahan teha ägedat arhitektuurilist loomingut, eks ju. Et minu töö on olla nagu see kunstnik, kes seda lõuendit kujundab ja kujundab seda elukeskkonda. Et näiteks võiks olla seal külas 2-3 inimest täiskohaga tööl, kes kasvatavad igale ühele köögiviljasid ja asju läbi aasta. See oleks nii äge. Et ma tahaks küll, et keegi kasvatab mulle süüa, et ma ei jõua ju kõike toitu endale ise kasvatada ja keegi kasvatab mulle mingi ägedaid köögivilju ja salateid ja ma saan süüa mahedat kohalikku toitu. See on kõige lahedam asi üldse. Ja samamoodi mõelda selle energia peale, et kuidas energiat saaks toota kõige parimal viisil ja tekiks nii-öelda kohalik sõnnenergia, läbi mille toimub selline ülimalt äge ja lahe inimeste looming. Ja see ongi minu taotlus. Ja siis ma tahaks ehitada veel selliseid külasid Pärnumaale ja Saaremaale ja lisada iga kord mingit uut sellist funki ja disaini elemente juurde. Näiteks osa tuludest, mis me saame sellest, me saame enda sinna krundile, mis on kohe-kohe küla lähedal, eks ju, ehitada sellise kuppelmaja, mis oleks helide keskus. Ja ma tahaks ehitada kasvuhoone, mis annab troopilisi kus kasvavad need nii-öelda troopilised viljapuud ja annavad 2-3 saaki aastas. Ja ma tean tehnoloogiat ja see nõuab lihtsalt investeeringuid. Ja ma tahangi luua siis maailma, mis on vägagi teistsugune sellele, millega me oleme harjunud. Ja minu nii-öelda põhitees on ikkagi see, et eraomand on kõige tähtsam praeguses hetkes. Et igal ühel on oma see kodumaa. Et tulevikus see eraomand muutub selleks, et sul on see oma territoorium, mida sa haldad. Ja nii toimibki see maailm. Et indiaanlased olid loomulikult meist targemad, aga meie ühiskond ja mina samuti pole valmis täitsa nende tarkuse järgi elama. Aga suured tänud vaatamast ja saatke email või kirjutage või helistage, kui soovite tutvuda selle kogu arendusega.